Tere tulemast! Proovime täna muuta tähekuju ja suurust. Mul on siin valmis pandud üks tekst. Liidia Koidula kodu, luuletus. Ja kui me soovime muuta teksti, siis me peaksime ütlema arvutile, millist tekstiosa me muuta tahame. Mis tähendab seda, et me peame valima siis selle osa tekstist, mida me soovime muuta. Valida saab erinevatel viisidel. Praegu ma hoidsin hiire vasakult klahvi all ja lohistasin mööda soovitud teksti. Samamoodi on võimalik kasutada ka teisi variante. Kui ma teen sobival sõnal 2 hiireklõpsu, siis ta valib sõna. Kui ma teen 3 klõpsu, siis valib ta lause. Ja kui ma teen 4 hiireklõpsu, siis valib ta kõik. Selleks, et otsustada, mida me teha tahame, pakub arvuti siis välja erinevaid variante. Vaatame korra neid. Iga kord, kus hiir peatub siin menüü ribade juures, kirjutab ta juurde, mida sellega teha saab. Määra lõigustiil ütleb ta ja annab siis meile valiku, kas see on siis pealkiri või põhitekst või mis iganes. Siin on stiile üsna palju. Nii, siin ta saab uuendada valitud stiili. Siin ta siis pakub uut valikut ja siin on nüüd stiilivariandid. Stiile on hästi palju erinevaid. Iga stiilil on oma nimi ja selleks, et te saaksite aru, kuidas see stiil siis nagu välja näeb, siis koos nimega on siis ka stiili väljanägemine siit näha. Siin on näha siis tähe kõrgus. Kui mõnda tähe kõrgust ei ole olemas, siis te võite selle vabalt käsitsi kirjutada. Näiteks siin puudub kõrgus number 17. No, kirjutame siia 17 ja ta ongi olemas. Praegu me ei olnud midagi valinud ja sellega koos ei muutunud meie kirjapildis midagi. Valime siis pealkirja. Ütleme, et me tahame pealkirjast tehagi pealkirja. Ta pakub meile sellise tulemuse. Ütleme, et me tahame selle salmi kujundada kirjastiiliga Times New Roman näiteks. Tahame siia anda kirja suuruseks 12. Tahame teda teha paksuks või viltu või alla joonida või läbi joonida. Kõiki neid käske saab ka tagasi võtta, aga seda kõike tingimusel, et märgistatud on see ala, milles me muudatusi teeme. Võtame siis maha läbi joonimise, võtame maha alla joonimise, võtame selle paksusega maha. Millised võimalused veel on? Siin A-tähe juures on siis nool, mis annab võimaluse tähe värvi valida. Me võime valida näiteks sinise. Me võime selle sinisele teha tausta, näiteks kollase. Selline näeb meie tulemus välja. Samamoodi saame me kõike seda eemaldada, võtame ära siis kollase tausta ja sinise värvi. Taaskord läheme siis tausta juurde ja ütleme, et see on meil täitmata. Ja ta korjab ära. Nüüd tahame ära kaotada sinise värvi. Märgistame jälle teksti ja ütleme, et me tahame tavalist musta värvi ja ta annab meile musta värvi. Lisaks on siis võimalused joondamiseks. Hetkel on ta joondatud vasakule poole, võib joondada keskele, võib joondada paremale või rööpselt. Tundub, et vasakpoolne joondamine on olnud kõige parem. Siin on võimalik siis täpploendit kasutada.
Neid täppe on erinevaid ja me võime siit valida. Samamoodi me võime kasutada mingit nummerdamist või tähtedega loendamist näiteks. Ja kui nüüd selgub, et see kõik meile ei sobi ja me ei mäleta enam, mida me tegime või kuidas siis taastada, siis siin on üks tore nupp võta tagasi ja ta võtab iga käigu eraldi tagasi. Nii, võtab tagasi kõik meie mängud, mis me siin tegime ja ta mäletab kaunis kaugele. Niisiis näitan teile veel ühte asja. Kui meile sobib mingisugune stiil ja me tahaksime seda ülejäänud teksti otsas korrata, siis läheme meile sobiva stiili peale ja valime siit ülevalt pintsli. Vajutades pintslile, näete, muutub, tekib meie hiir nagu värvitopsiks muutub. Nüüd hoiame all vasakut klahvi ja märgistame selle ala, mida me tahame näha samasugune nagu valitud stiil. Ja nii juhtubki. Hästi lihtne, on palju asju teha. Edu teile!